Tervist taas. Sõna saate võtta selle sama veebilehe kaudu, workshopi kaudu. Ma vaatan ka jooksvalt siin arutelu käigus, et kui on küsimusi, mis juba sobituvad panelistidele või nii muidu arutamiseks, siis loen ette, aga jätan ka siis lõpuks aruteluruumi ja samamoodi mikrofon võtab jalad uuesti alla, kui keegi tahab saalist küsida. Tervitame ka veebivaatajaid, keda kindlasti on miljoneid, kuna me internetis oleme. Nii, ma alustuseks küsiks sükse soojendusküsimuse, et millal ja millisel kujul teid viimati keegi õngitseda püüdis? Missuguseid õngitsuskirju teil isiklikult on jõudnud? On mõni põnevam näide äkki rääkida? Mitte ühtegi. Vabalt võib alustada, jah? Ei ole, on. Väga tore. Meil oli Riia-sisene selline õngitsus, mida siin ka enne mainiti, et mina sain siis sellealase katse suvel, aga ma ei langenud õngitsuse ohvriks. Ja. Milles see sisu seises? Ma sain meili, nagu ma oleksin saanud meie siseses suhtlusrakenduses ühelt meie praktikandilt sõnumi ja siis pidin klikkama kuskile. Ja ma siis ei teinud seda, vaatasin, et ma seda sõnumit ei olnud ka saanud tegelikult. Ma ei kipu neid kirju hästi palju läbi lugema, aga kõik raha, mida on pakutud, ma olen ilmselgelt vastu võtnud umbes 10 miljoni ja 1 miljoni kaupa. Need on need rikkad Nigeeria onud, jah? Jaa, eelmine nädal näiteks pakkus üks Ukrainast lahkuv inimene, et tema suur vara saaks Euroopasse, et ma siis osa ka sellest endale võtaksin. Ma ootan praegu seda kannet, et võidlad niimoodi peos. Mina jäin mõtlema, mida vist ei olegi saanud. Ma ei ole küsinud, jah. Politseile ei julge ikkagi saata keegi? Ei, seda vist keegi karda, aga ei, ma ei ole sattunud ka nende katsetamiste peale, et ma muidugi ei välistaks, et ma vajutaks. Tihti peale väga hästi tehtud, eks ju. Ja ma arvan, see on ka selle teema puhul väga oluline on see, et me ei peaks inimesi häbistama, kui nad vajutavad nende linkide peale, sest et kui on hästi tehtud kiri, siis on suhteliselt kindel, et inimesed vajutavad, et selles mõttes, jah. Ma ise pole saanud. Nii, 1, 2. Ise pole veel mingit ägedat õngitsuskirju saanud, aga ma muutsin hiljuti LinkedInis enda tööpositsiooni ära ja nüüd meie ettevõttes on minu nimel kõige suuremaid nagu õngitsuskirju terve ridamisi töötajatele tulnud ja seal on täiesti hämmastavaid pakkumisi, mida ma palun oma töötajatele teha. On keegi tulnud küsima ka, et kus jääb? Ei ole keegi õnge langenud? Õnneks pole. Ma hoiatasin ette, et siuke asi võib tulla ja kõik on siiamaani ilusti mitte läbi läinud. Ma alustasin sellist väga isiklikult tasemelt, sest mul alati nende IT ja küberturbe teemadega tuleb meelde isiklik solvumine, kui üks minu siis tööandja IT-juht, kui ma olin talle esitanud probleemi, et mul on selle ettevõtte mingisuguse programmiga mure, et see IT-osakond peaks seda lahendama, et kus nagu see probleemi alge siis on või kuidas seda parandada ja siis ta teatas mulle, et üks probleem on ikkagi tooli ja klaviatuuri vahel. Võtsin seda väga südamesse, mis see olgu on, et sa teed mulle katkise tööriista ja siis tuled meid solvama. Aga tegelikult isiklikult ei tasuks võtta ja IT-süsteemidega esiteks ikka tekib viperusi, aga teine asi on siis tõesti see nii kuritegelik kui ka pahatahtlik pool, mis meid tabab kahjuks ääretult palju praegu. Ja teistpidi me elame ju, eks ole, digiriigis. Me tahamegi, et IT meie eludest oleks läbi põimunud ja meil on ka ikkagi õigustatud ootused, kui politsei valvab meie piiri, valvab meie õigusruumi, et meile liiga ei tehtaks või siis on ka meie poolel, kui meile tehakse, et ma arvan, meil on digis õigustatud ootus samale, et kui meid rünnatakse, siis keegi meid ometi kaitseks. Kas me oleme selleks valmis? Kas me suudame seda? Milline on meie võimekus? Mis on meie võimalused? Nüüd siis tunni jooksul seda me arutleme. Lauri, te koostate valitsusele ülevaateid sellest, mis riigis toimub. Mida siis Kaja Kallas neljapäeval teada saab sellest situatsiooni raportist kübervaldkonnas? Mis seisus me oleme?
Kaja Kallas saab iga päev meie käest ka praegusel turbulentsil ajal 2 korda päevas informatsiooni. No mida ma saan nagu öelda, on see, et esiteks küberjulgeolek on selgelt üks osa kogu sellest laiast julgeolekupildist. Teiseks, mis tahes aktiivsus siin Eestis, kui peaks miskit juhtuma, olgu see siis meie usaldusteenustega või olgu see DDoSid või mingisugused muud tõsisemad intsidendid, see on alati prominentsel kohal. Et ühelt poolt see peegeldab nagu seda, et vahet pole, kes me räägime siis meie juhtidest klientidest, valitsuse liikmetest, et nende teadlikkus on nagu selles mõttes piisav, et nad saavad aru, et see teema on oluline. Aga teistpidi, mis on nagu hästi oluline, on see, et ka need asutused, kes tegelevad nende erinevate küberintsidentidega, on ka piisavalt küpsed tänaseks päevaks, et aru saada, et seda infot tasubki tegelikult jagada, sellepärast, et nendel asjadel võib olla mõju kuskile, spillover kuskile teistesse valdkondadesse. Nii et tegelikult mis tahes sellised riigi julgeolekut, inimeste elu, tervist, vara, keskkonda, eriti mis ka näiteks praeguse Ukraina sõja kontekstis võiksid olla olulised, mida nii-öelda vastasvõistkond on ja siin ida pool võib-olla ette võtab või on kõik väga oluline ja alati ka meie enda ülevaadates päris prominentsel kohal. Et see ei ole liigaldus öelda, me oleme sõjas, nii nagu täna on kõlanud juba? Ei, ilmselgelt meil on sõda Euroopas, ja see mõjutab erinevaid domeene, muidugi. Me oleme kuulnud täna, kuidas riik pumpab sellist võimekust üles, meil on küberreserv on loodud. Oskar, kas politseil oleks ka vaja võib-olla küberabipolitseinikke? Et kuidas vaadata praegu politsei olukorda, kui käed-jalad tööd täis teil on? No, tööd on ikka palju. Kõigil alati tundub, et neil on just kõige rohkem tööd ka, muidugi see vastab ka tõele. Aga ühesõnaga, abipolitseinike süsteem politseis tegelikult on olemas ja see süsteem töötab väga hästi. Põhjus, miks see ilmselt hästi töötab, on sellepärast, et see on kindlasti väga põnev. Et kui sa igapäevaselt teed näiteks kontoritööd, siis kui sa saad reede õhtul patrulli minna, siis sa näed asju, mida paljud inimesed kunagi ei näe. Kui me räägime nüüd abipolitseinikest selles küberi vaates, ma arvan, et see võib olla natukene keerulisem ellu viia, mitte tingimata võimatu, et me oleme abipolitseinikega teatud asju ka koos teinud, aga see põhiküsimus on ikkagi see, et üleüldiselt see töövoog on võrdlemisi stabiilne politseis. Ja sellest tulenevalt mõistlik on see, et meil on ka stabiilne tööjõud, kes selle töö ära teeb, sõltumata sellest, et kas nad tahavad või ei taha täna tööd teha, või nad tulevad ja teevad. Ehk siis taaskord, kellel ei oleks rohkem ressurssi vaja, loomulikult alati kõigil on. Ma arvan, et üleüldiselt me oleme päris heas kohas oma üksusega nüüd aastal 2022. Meil on arenguplaanid järgmiseks, ma arvan, suurusjärk 5-10 aastaks olemas, et alati saab väga palju paremini teha, aga ma arvan, et oleme niisuguse tuumvõimekusega, me oleme üsna heas kohas. Kindlasti me võiksime laiendada nii-öelda seda, kuidas ma ütlen siis seda läbilaskevõimet, ehk siis, et me suudaksime täpselt sama kvaliteediga rohkem teha. Ehk siis, et ma arvan, et see on nüüd nagu järgmine samm, kuhu me võiksime edasi minna. 2021 oli nimetatud lunavararünnakute mõttes epideemia aastaks või lunavara epideemia aasta. Kas me oleme pandeemiasse jõudnud tänaseks päevaks? Ei, ma ei ütleks nii, et ma ei tea, selles mõttes, et see on üks osa ju, seadmeid tuleb juurde, oleme rohkem internetis, seal juhtub rohkem asju, et ma ei ütleks, et pandeemia, ma arvan, proportsionaalselt see seis on võrdlemisi samasugune ja ega neid küberkurjategijaid ka nüüd niimoodi portsude kaupa kuskilt peale ei tule, et eks neid nagu täpselt nii-öelda loomulikult, mida rohkem me tõkestame, seda vähem on lootuses, seda vähem siis Eesti satub nii-öelda selleks sihtriigiks, mille pihta rünnakuid tehakse. Ja selle nimel me töötame. Aga jah, ma niimoodi tingimata ei ütleks, et statistiliselt me ei näe nüüd seda, et me oleme väiksest asjast jõudnud suurde pandeemiasse. No see on ju väga hea uudis. Märt, palju õnne sünnipäevaks veel kord. Ja teiseks, ole hea, markeeri üle, mis on sinu töövaates need põhilised valupunktid, mis meile vastu vaatavad küberturvalisuse valdkonnas? Aitäh. Valupunkte on muidugi erinevaid, aga ma tegelikult ütlema,
et mingid asjad meie meelest ikkagi nagu lähevad paremaks ka, et inimeste teadlikkus tõuseb ja nii edasi. Võid kriitiline olla, ma saan aru, sa oled oma tööandja konverentsil, aga Jaa, selles mõttes, et eks see valupunkt üks muidugi on see, mis sa ka ise, Grete, mainisid, et see, mis seal laua ja siis selle või tooli ja arvuti vahel on, eks ole, see on nii öeldud, aga tegelikult mulle võib-olla tundub, et see üks valupunkt oli ka võib-olla see, et oli selline ressursipuudus tegelikult, kui me räägime infoturbest ja küberturvalisuse tagamisest nagu asutustes. Et mina olen küberis nüüd olnud nõksa üle 3 aasta ja mulle nagu esimestel aastatel tundus, et suhtumine on umbes selline, et küberis on kõik väga hea, midagi ei juhtu, järelikult on korras ja juurde pole midagi vaja. Aga siis nüüd, kui see sõda hakkas, siis on sellest alates ikkagi see suhtumine minu hinnangul selgelt nagu muutunud, et nagu ka Margus ütles alguses, et ta on palju rahulikum tegelikult nüüd, kui aastate tagasi oli, uuel aastal vastu minnes, sest et valitsus on leidnud, et valdkond on selline, kuhu peaks lisavahendeid panema ja selle eest me oleme, ma arvan, Riias väga tänulikud, et kas või seesama, et ennetuse kampaaniad, teavituskampaaniad, millest Gert rääkis enne ka, need on siis otseselt nagu minu vastutada ja seal iga aasta ma tulin pärast Riiasse tulekut, ma tegin eelarvetaotluse, et ma tahan selleks raha ja see aasta sain. Ehk siis, et on näha, et need asjad on nagu selles mõttes nagu muutunud. Muidu nagu Oskar ütles ka, et selles mõttes mingisugused erilised statistika väga muutunud nende aastate jooksul ei ole tegelikult, kui me räägime intsidentidest, et võib-olla ainult siis DDoSid sel aastal, et võib-olla see on kergelt pandeemiline olnud kohati, aga muidu see pilt on nagu selline, ma ütleks, tavapärane, jah. Ma jäin enne mõtlema ka, kui siin öeldi, et see, et me oleme kriisis, see, et on sõda või et need teemad on kõik nagu läbi kriisiolukorra päevakajalised ja valitsuse laua peal, et see on nagu pluss, et natuke nukker seis, kui selleks peab sõda algama, et me sellesse olukorda jõuame. No võib-olla öelda, et on natuke nukker seis, aga samas on ju tore, et ikkagi nüüd see teema on jõudnud sinna tasemele. Et ma nagu pigem olen ikkagi nagu ütlen, et on rõõmus seis nüüd selles kontekstis. Ja. Lähme pisut spetsiifilisemaks. Enne seda paneeli kokku pannes ka üks põhiteema, mis läbi kõlas, ka korra juba lava peal ka sai mainitud, on see häbitunne, mis ikka ja jälle väga vaevaliselt kaob ära. On see ettevõtete seas, on see töötajate seas, nendes olukordades, kui midagi juhtub, kui mingi intsident, hea küll, võib-olla enam nagu vaiballe seda ei proovita päris pühkida, aga CERDile teada ei anta, politseile väga palju teada ka ei anta. Püüame siis lahti arutada, mida siis teha. Ühtepidi absoluutselt hirmutav on ju mõelda, et ma olen oma tööandjale kõige suurem turvarisk. Et äkki mina olengi see, kes ühel päeval selle õngitsuskirja otsa satub, saadetakse mulle, et vaata, siin on sinu palgaleht või et vaata oma teiste kolleegide palgalehte. Et need sellised, see social engineering on ju, see on nii inimlik, et me nende asjade õnge langeme. Ja seda enam, kuna neid asju nii palju juhtub, me peaksime sellest rohkem rääkima. Paraku ikkagi see on, sellest jääb puudu. Oskar, oskad sa öelda üldse mitu protsenti kuritegudest jõuab politseisse? Me näeme seda mäetippu sealt jäämäe pealt, aga mis see protsentuaalselt võib olla või kui palju tegelikult jääb statistikas märkimata? Tõenäoliselt oma jagu. Sõltub ka, kuidas me arvutame muidugi, et kas siis, kui saadetakse välja 1000 phishingu e-kirja, kas see on 1000 kuritegu või see on 1 kuritegu. Et statistikat saab natuke nagu selles mõttes vaadelda erinevalt, aga ega siis samas, kui peab ütlema, et pärast seda, kui me tegime oma kodulehe, kus saab siis teavitada meid ja reklaamina ütlen ka, et kui avaldus teha, siis saab teha linnukes, et see info läheb ka Riigi Infosüsteemi Ametile kohe, hea halduse põhimõttel. Ja vastupidi ka siis Riigialehel saab siis teha nii, et politseile tuleb. Et pärast seda see avalduste arv natuke tõusis, eks selle teadlikkuse kasvuga nagu see avalduste arv kogu aeg pisut tõuseb, aga nüüd nagu päris seda nagu protsenti välja arvutada, et mis nüüd see küberkuritegude protsentuaalne raporteerimine on. Ma arvan, see on kõrgem, kui me intuitiivselt arvame, et see on, et arvatakse 1-2% on nagu tihtipeale öeldakse välja,
aga ma arvan, et niisuguste tugevate mõjudega intsidentide puhul või siis nii-öelda tugevate mõjudega kuritegude puhul ma arvan, et see on ikkagi märkimisväärselt kõrgem. Ma kuulsin, et üle 90% intsidentidest tegelikult jääb teatamata. Ei, ma ei öelnud seda. Mida ma ütlesin on see, et tõenäoliselt need intsidendid, kus inimene tõesti kaotab palju raha, ma arvan, et nende puhul on see raporteerimise määr kõrge ja nende puhul kas siis see rahakaotus on väike või siis see mõju, see kuriteo mõju inimesel on väike. Ma arvan, et nende puhul see võib olla võrdlemisi suur, sellepärast, et suurem möll on selle avalduse tegemine, kui on lihtsalt nagu nii-öelda laks sisse võtta jutumärkides. Aga ma ei oska neid protsente tõesti öelda, aga intuitiivselt ma arvaks midagi. Selle äkki keegi teine oskab arvata. No ma võin lisada siia, et see kõik see statistika on ju põhineb sellele, et mis on meile teada antud. Et meil on lihtsalt olukord olnud, et meie poole saavad ettevõtted pöörduda siis, kui nad on langenud näiteks lunavara rünnaku ohvriks ja saaksid meil siis paluda abi. Et keskmiselt laekub meile nagu üks siuke palve kuus. Vaatsin Riia statistikat, lunavara rünnakuid teada anti siin keskmiselt kaks tükki kuus tuleb neid. Aga kui sa hakkad siis selle organisatsiooniga läbi rääkima, siis tihtipeale tuleb välja ka see, et kui suur on see lunavara nõue, mida kliendilt nagu nõutakse. Ja mida me nagu oleme näinud nagu oma kogemus, et kui see number, mida küsitakse, on suhteliselt madal, me räägime siin mingi 10 000, 15 000, võib-olla 20 000 eurot, siis tihtipeale see klient kaob mingil hetkel ära. Ja siis hakkad mõtlema, et kuhu nagu edasi mindi, et kas mindi seda lihtsam vastupanu teed, taastame kiirelt äriprotsessid, hakkame uuesti tööle, aga see annab just nii-öelda selle ründajale selle sama võimaluse, et ta tulebki natukese aja pärast uuesti, kui sa ei saa aru, kust kaudu sisse tuldi, ei võta neid õppetunde sealt ära, siis arvatavasti saad seda sama asja natukese aja pärast uuesti teha. Lauri, tahtsid täiendada? Mõtlema selle peale, et kuidagi ja globaalselt ka, et kuidagi me peame seda unikaalseks, võtta just nimelt IT ja küberintsidentidega, et võtta neid ei anta teada. No kuulge, võõdake need tegelikult peale, mis tahes kooli kiusamine, lähisuhte vägivald, igasugused muud teemad, kus on tegelikult inimese reputatsioon mängus või tegelikult on sul ohvritunne. Ega ütleme, need asjad, mis nagu füüsilises maailmas toimuvad, on ka küberruumis. Vahe on nüüd nagu selles, et need asjad, mis toimuvad füüsilises ruumis, on justkui lihtsamalt märgatavad. Aga asjad on lihtsamalt märgatavad siis, kui me hakkame ise ka tegelikult neid otsima ja nendele tähelepanu on ju osutama. Mis tähendab seda, et meie enda olukorras teadlikkus, mitte ohvri, vaid just nimelt kellegi teise kõrvaltvaataja olukorra teadlikkus, nimetagem see siis vahet pole missugused meeskonnad, kes seda tagavad. See peabki olema see, mis aitab siis need ohvritel kas seda teavitust teha. Ma arvan, et siin on ka tohutu areng olnud. Ainult, et mis ma tahtsin öelda, on see, et ärme käsitle seda kuidagi unikaalsena, et kõik needsamad põhimõtted, mis on füüsilises maailmas toimunud, tegelikult kanduvad üle ka sellesse küberruumi, sellepärast, et lõppeks me oleme inimesed, kes sellega opereerivad, mitte arvutid ainult oma vahel. Kui palju politsei küberpätte kätte saab? No ikka saame. Mõlemad. Mõlemad on kätte saab. Et enam-vähem iga aasta meil on ikkagi suuremaid kaasuseid olnud. Mõned aastad tagasi oli näiteks suur phishingu kaasus, kus siis kelmitati raha välja nende kahefaktorilise autentimisega, kus me pidasime kinni Rumeenias isikuid. Sel aastal meie kaasus oli siis üks rahapesija, kõlab naljakalt, miks küberkuritegude büroo tegeleb rahapesijaga. Põhjus, miks me tegeleme rahapesijaga, on sellepärast, et ta pesi raha küberkurjategijatele, ehk siis ta müüs enda teenust küberkurjategijate keskkondades, foorumites ja muudes kohtades, kus nad käivad. Ehk siis nii-öelda toetades väga tugevalt siis kogu selle küberökosüsteemi tööd, sest rahapesu on väga kriitiline, väga oluline komponent kogu kuritegevuses. Kui sul raha varastada, ma ütleks kohati on lihtsam, kui seda raha nüüd nagu niimoodi välja tuua, et saad sellest Lamborghini ost. Ja siis selle isiku me saime kätte, mõisteti ka süüdi ning konfiskeeriti 1,2 miljonit eurot kriminaalset tulu, mis on päris suur raha. Ehk siis, et saame täpselt samamoodi ühesõnaga et politsei üks töö tulemus, mitte küll meie oma, vaid Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo tulemus, oli siis nende telefonikelmustega maha võetud servereid, mida võeti seal suurus kümnetes, mis minu arust ka samuti, mis on väga-väga hea tulemus, et tegeleme, need asjad võtavad tihtipeale aega.
ja eks vahel on ka nii, et me teame rohkem, kui me rääkida saame, et töö käib. Ma arvan, et siis, kui telefonikelmi, nad ei ole ju oma tööd lõpetanud, et selles mõttes Ukraina sõjaga vist natukene see korraks taandus, aga endiselt jõuliselt helistatakse ja antakse teada, et nende kaasuste puhul, kui juba on mõni 1000 eurot või mõni 10 000 eurot või palju nüüd kokku on miljoneid tegelikult eestlastelt välja petetud, sealt vist väga lihtne ei ole raha tagasi saada. No raha on keeruline ikka kätte saada, jah, sest et lõpuks, kui me räägime nüüd suurest organiseeritud kuritegevusest, siis ju tekivad teatavad opereerimiskulud ja siis need inimesed, kes seda nii-öelda jutumärkides tööd teevad, siis nemad tahavad raha saada. Eks see kõik ju lõpuks seda raha kulutatakse samal ajal, kui seda siis ebaseaduslikult teenitakse. See on nagu üks koht, kuhu see raha läheb. Teine asi on ka see, et teades, et see raha on ebaseaduslik, siis seda raha peidetakse, et kui politsei tuleb, et seda ei oleks nii lihtne üles leida. Aga ei, loomulikult, et täpselt samamoodi, nagu me oleme näinud nende mustade marketplace'idega või siis nende turgudega, kus müüakse asju, et kui Silk Road pandi kinni, tuli Alphabay, kui Alphabay pandi kinni, tuli järgmine ja kui järgmine pannakse kinni, tuleb ülejärgmine. Aga see ei tähenda siis seda, et me politseina peaks nentima, et nüüd on nii. Et me teeme tööd selle nimel kogu aeg edasi, et siis järgmine jälle üles leida, lootes, et ühel hetkel ikkagi see valu läbi läheb nii üles, et neid poode kas ei tehta või neid ei tehta nii suurel määral või siis sellise reklaamiga. Et eks see niimoodi käib. Ja mu küsimus isegi olnud, ma ei tahtnud kuidagi kritiseerida politsei tööd, vastupidi. Ma ei võtnud ka seda nii. Tahtsin jõuda selleni, et need aspektid ilmselt võivad tekitada mõnikord tunde, aga miks mul üldse on mõtet minna midagi ütlema, kui ma raha tagasi ei saa, vastika, ma pean mingit bürokraatiat ajama ja nii edasi. Tegelikult ju on mõtet teatada, miks on? No loomulikult on. Esiteks teatamine ei ole sugugi nii keeruline, et see on minna veebilehele ja anda teada, et selline asi juhtus. Võib-olla ma ei tea, kas see nüüd on küüniline tingimata või mitte, aga et kui on kaks varianti, et kas ma kindlasti ei saa raha tagasi, see on nagu lotopileti ost, ma ei taha politseile teavitamist lotoga võrrelda, aga see on natuke nagu see, et kui ma teavitan, siis on vähemalt mingi šanss, et see raha saadakse tagasi, eks ju. Kui ma politseile ei teavita, siis on suhteliselt kindel, et ma seda raha tagasi ei saa. Et ma pean nentima kahjuks, et tõesti selle raha kätte saamine on tihti peale keeruline. Oleks vale ka inimestel anda vale lootust, et tulge, andke meile teada ja kõik raha vastu tagasi voolama, et see ei ole ka ju nii-öelda aus. Et see on keeruline, aga see ei tähenda seda, et seda ei juhtu. Ja kannatan on alati esimene, kui me saame kurjategijatelt raha kätte, siis kannatan on see, kelle kahjud siis hüvitatakse. Ja see on alati meie eesmärk, et meie eesmärk on see raha inimeste juurde tagasi tuua. Kui see võimalik ei ole, siis halvim stsenaarium on see, et kui politsei hästi tegutseb, siis vähemalt oma selle teavitamisega, varajase teavitamisega hoiad ära järgmised kannatanud, mis siis ma arvan, et niisuguse solidaarse ühiskonna põhimõttel on vähemalt niisugune positiivne tulemus. Märt, sa võisid täiendada? Ma tahtsin jah sama Oskari siis viimase lause mõtet tegelikult edasi anda just, et asi ei peaks olema ainult selles oma kasus või mugavuses, vaid just selles, et siis see kogu pilt Riial politseil on suurem, me saame võib-olla midagi paremini ennetada või ära hoida ja see kehtib nii siis üksikisiku kui ka ettevõtete kohta, et andke alati palun teada, kui mingi asi on. CERT.ee on ka väga lihtne kas või üks meil saata, nagu seal Raimo sinna pani selle õppuse meili enne. Et see on jah tegelikult nagu väga oluline, et me just Riias nagu üritame seda siis avalikkusele muuhulgas suunatud sellist küberohupilti koondada, hoida ja me tegelikult ka iga kuu teavitame avalikkust sellest ja selle asjakohasena hoidmiseks tegelikult iga selline infokild on vägagi teretulnud. Ma lisaks siia veel juurde, et te tõite need näited välja, et võimalus, kui me saame kellegi kätte, siis klient saab sealt kasu ja Riia täpselt samamoodi soovib seda pilti nagu hoida endal nagu täpsena. Aga tihtipeale endiselt, kui me klientidega suhtleme, kes on just selle intsidendi kehvemas otsas, mõjuga intsident, ja siis mainid ka kliendid, et teavitame CERT-i, teavitame politseid ja siis kliendi esimene reaktsioon on selline, et oi, äkki katsuks ikkagi seda omavahel hoida ja katsume selle asja ära lahendada ja liigume asjaga edasi. Aga jah, et seal võib-olla on mingi niisugune väikene hirm, et äkki nüüd tullakse, lüüakse risti või nüüd riik hakkab mulle mingit trahvi keevitama või politsei teeb mulle omakorda mingi trahvi veel juurde, et seda hirmu endiselt on veel täna ettevõtete seas. Me peame seda kuidagi saama maha. Märt?
No, üritakski kohe seda hirmu maha võtta, et kui ettevõte või inimene ütleb meile, et midagi juhtus, siis meie ei ütle pärast avalikkusele, et selle konkreetse inimesega, selle lollakaga juhtus midagi või selle ettevõttega, me ei tee seda. Et see, me hoiame neid andmeid konfidentsiaalselt, lihtsalt see on parem üldpildi mõistmiseks ja edasiste kahjude ennetamiseks. Et tahaks ka need hirme kindlasti maha võtta. Jah, võib lihtsalt ütleks ka, et ma tegelikult ei mäleta, et oleks kunagi olnud meedias niisugust õudset häbistamist, et vaadake, mis selle firmaga nüüd juhtus, et kuidas see nüüd nii läks. Ja politsei aspektist on ju niikuinii tegu kannatanutega, et see kannatanu süüdistamine, me teame, et see ei ole mitte küberkuritegude, kõikide kuritegude puhul, see probleem on, et me kipume vahel nagu nii-öelda ühiskonnas mõtlema, et oleks võinud midagi muud, nii-öelda kuidagi nagu seda ära hoida, aga sisuliselt ei ole ju vahet, et kurja teeb see inimene, kes selle teo toime paneb, mitte see inimene, kes ennast targalt ei kaitsnud. Et see on kindlasti, mis on väga oluline ja see politseile teavitamine kindlasti ei päädi sellega, et me hakkame küsima, et miks te paremini ei teinud, et vastupidi, meie küsimus on see, et kas teil on infot, mis meil aitaks nüüd asja uurima hakata. Et jah. Jürgen, teie ettevõte on ju selline nagu kiirabi või isegi elustamismeeskond firmadele, kelle andmed on lukku pandud ja lukkuvõtti ära visatud. Kas te tajute ka, et teile kui eraettevõttele, kellelt saab nõuda igasuguseid konfidentsiaalsuslepinguid, räägitakse parema meelega kui näiteks CERT-ile või politseile? See see kiirabi osa on üks osa meie teenustest, lihtsalt alati me ütleme, et ennetada on soodsam ja selle jaoks on meil erinevad teenused, aga nii ja naa, ma arvan, et ma isegi ei oska selle küsimusele nagu hästi vastata, sellepärast et need kliendid jõuavad meie juurde konkreetse nagu näite puhul siis kahte moodi, kas nad tulevad meiega esimesena rääkima või nad on juba näiteks CERT-i ja RIA-t teavitanud ja siis jõuavad meie juurde. Ehk et ma ei oska siit seda nagu erisust nagu välja tuua. Mis muredega ikkagi pöördutakse praegu, mis need põhilised ohud ja riskikohad on, mis ettevõtteid tabavad? Kui me jätame need intsidendid välja, kus klient tuleb, lihtsalt palub abi konkreetse mingi intsidendi lahendamiseks, siis tegelikult millega meie poole pöördutakse, ongi palutakse abi erinevate turvateenuste implementeerimisel. Kõige populaarsem on meie seireteenus, ehk et kliendid on hakanud aru saama, et ei ole mõtet endale ise suurt seire- või turvatiimi ehitada, ehk et seda saab täna ka edukalt siis välise partneri käest osta. Ehk et see on niisugune põhisuund, mis meil on. Ja samamoodi me teeme ka siis seda sama nagu Tõnu reklaamis bug bounty't, me teeme ka penetration testinguid ja red teamingu ülesandeid ka. Need on põhiliselt. Politseile üks küsimus ka, lahendame selle kohe ära. Cyber.politsei.ee sait kevadel paar kuud ei töötanud korralikult ja kui tööle hakkas, siis ei saanud lisada vihje saatmise all enam faili, näiteks ekraanipilti. Kas see on plaanis korda teha? Ei, see on teadlikult nii, et faile lisada ei saaks, sest meie riskihinnang peale seda, kui algas Ukraina sõda, siis me otsustasime, et me ei taha, et meile saaks faile üles laadida meie serverites. Kuidas siis saab saata? Ehk siis inimestega võetakse ühendust ja neilt küsitakse siis andmeid, mida on vaja vastavalt siis sellele kuriteoliigile. Kui küberkuritegusid lahendatakse, mis on tegelikult karistused? Vabandust? Et mis on tegelikult karistused küberkuritegude, kui te olete lahendanud ära asja, et küberkuriteod, ehk siis need puhtad küberiparagrahvid on esimese astme kuriteod, ehk siis standardselt kuni 3 aastat vangistust või siis grupiviisilise toimepanemisel kuni 5, aga rahapesu seevastu suures ulatuses, mis on üle 40 000 euro, on esimese astme kuritegu, mis on siis kuni, ma ei ütle numbrit, aga see on rohkem. Kui ma ei eksi, siis peaks olema kuni 10 aastat vangistust. Ehk siis jah, et küberkuritegud, ühesõnaga tegelikult ma vastasin ära. Päris karmid karistused ikka? Jah. Et selles mõttes, et asi on tõsine. Ei, ma jäin lihtsalt mõtlema, et selles mõttes, et selle vangistusega on tõesti nii, et pealt näha, päris tihti ju kritiseeritakse, et issand jumal, inimene läks ainult aastaks ajaks vangi, et mis see siis on. Et üldiselt need, kes seal varem olnud ei ole, et peale seda, kui nad sinna satuvad, siis nad saavad aru, et tegelikult see on palju tõsisem asi, kui see lihtsalt nagu tundub, et 1 aasta vangis olla on tegelikult päris halb. Ma küsiks veel Jürgen seda, et kas lunavara siis kriminaalidega on võimalik ka läbi rääkida? See on sul on isiklikke kogemusi, kuidas see käib, millised inimesed seal taga on? Ja minu arust, kui oleks nagu
tulla sellest teemast nagu eemale, siis see praeguse IT-vaatliku kampaania on nagu selle videodega nagu väga täppi läinud, ehk et nad näitavadki seda küberkriminaalside poolset, nagu milline see kontingent seal on. Ehk et kui me jätame need nii-öelda Venemaa APT-d välja, siis seal tavapäraselt ikkagi ongi nii-öelda kasumit taotlevad grupeeringud siis. Ja kuna ma olen ka meie intsidendi vaste meeskonnas, siis jah, on olnud päris mitmel juhul olukordi, kus on vaja siis kriminaalidega läbi rääkida ja tihtipeale, mitte tihtipeale, aga kui on olukordi, kus nii-öelda siis vastasel on eelis, on näiteks saanud ettevõtte tagavarakoopiad ka enda valdusesse, siis tihtipeale tuleb nendega läbi rääkida, sest sul on nagu 2 valikut, eks ju, kas sa paned oma äri kinni või sa ikkagi katsud mingile kokkuleppele jõuda. Ja siis nendega läbi rääkides alati kunagi ei tohi midagi paugust nagu ära maksta, ehk et tuleb veenduda, et seal teisel pool on ikkagi oskajad inimesed, kui nii võib öelda. Ja siis on olukord olnud, kus ma ütlen, et Eesti niisugune väike riik, eks ju, saad mängida selle peale, et meil siin võib-olla natukene vähem raha, kui te olete harjunud mujal maailmas toimetama, et kas saaks mingit hinnasoodustust või äkki saaks mingi väiksema maksega läbi, siis tuleb sealt vastu krediitinfost väljavõtte ettevõtte kohta, mis ütleb, et me teame väga hästi, kui palju te teenite ja meie hind on teil juba väga soodne. Ehk et sellised olukordi on küll, jah. Ehk et seal need, kes on raha peal väljas, nad teavad, mida nad teevad ja nii ongi lihtsalt. Et ei ole päris sellist telefoni otsas istumist ja läbi rääkimist, vaid need on väga konkreetsed juba. Kõik käib e-maili teel, ehk et seal päris kõnede ja videokõnesid kellegi tegema ei pea. Ennetuskampaaniast rääkides, Märt, sinu teema. Kuidas, kui need planeeritakse, siis mis need eeldused on, et need inimesi kõnetaks ja need nagu päriselt töötaksid? Kuidas seda mõju saaks teha? No, selles mõttes, et see loov lahenduse ikkagi välja töötab meile tegelikult alati mingi partner, siis on vastav agentuur, aga eks me koos nendega teeme seda tööd, et me just üritamegi nagu jõuda, sõltuvalt sihtgrupist hästi nagu kohale, et kui see on sellise üldrahvalikum asi või kas või vanematele inimesed suunatud, siis on ühtemoodi, kui on ettevõtetele, siis nagu teistmoodi. Peaasi, et ta just nagu sihtgrupi kõnetaks. Et meil need näiteid nüüd mõned on juba aastate jooksul tegelikult olnud, et esimene selline suurem, nii et ka reklaamid olid linnas nagu näha, nagu praegu, oligi täpselt 3 aastat tagasi sügisel, siis me tegime vanemaealistele suunatud kampaania konkreetsemalt ja siis võib-olla olid rohkem selliseid videosid, kuidas lapse vanaisa olid ja seal mingit niimoodi. Aga need sõnumid ja asjad tegelikult, mis me nende videote või reklaamide taga või need vajadused seal taga, miks me neid asju teeme, need me võtame siis välja elust enesest, et kõik see, mis me seal Riias teada saamegi, miks ma ütlesingi just selle pärast, et meil on vaja, iga infobitt on tegelikult tähtis meile, pluss siis on ka selline lisainfovoog meil veel, et me aastast 2019, ehk siis nüüd 4 korda oleme koos Statistikaametiga teinud või siis oleme palunud, et Statistikaamet küsiks inimestelt küsimusi nende küberhügieenialaste harjumuste kohta ja siis vastavalt ka siis või lähtus neist vastustest, mis tulevad ka sealt, me saame siis oma neid sõnumeid ja nende tegevuste teravikku nagu suunata. Enne siin mainiti Gerdi poolt seda Raadio 4 saatesarja, mis suvel oli. Ma lisan, Gert ütles 400% kasvas on ju IT-vaatlik e-kaldkriipsruu külastajate arv, aga tegelikult see oli vägagi vahva meie meelest, et iga saade oli 2 korda nädala jooksul, 2 korda nagu eetris on ja kokku tuli keskmiselt 43 000 kuulajat unikaalselt, mis on tegelikult väga vinge number, kui mõelda. Et miks me seda sellise tegime, oli just see, et läbi nende küsitluste, tollaksid siis 3 Statistikaameti küsitluse, nüüd juba 4 on see, et me näeme järjekindlalt, kuidas mitte eesti emakeelega inimestel on kõik need näitajad natuke vähem rohelised. Et siis sealt me tuli see mõte, et teeks äkki midagi Raadio 4, et siis jõuaks sinnapoole ka rohkem. Ja järgmise aasta osas me ei ole veel konkreetseid plaane teinud, aga ilmselt tuleme ettevõtete juurde nüüd tagasi, et 2020 meil oli sellised vahendeid oli vähem, siis tegime ka ettevõtetele nüüd jälle midagi sinna suunas ja siis ilmselt veel päris mitmeid asju erinevaid, et võib-olla mitte tingimata ei pane reklaami tänavale, aga mingid suunatumad asjad või üritused või sellised asjad, et võib-olla ja tegelikult
sinna järgmise aasta plaani annab meile loodetavasti veel suure panusega selle aasta lõpuks valmiv uuring. Me siis ühe uuringufirmaga koos teeme, et nemad siis me ei küsi ainult kas, et ei või jah küsimusi inimeste käest, vaid võtavad suure valimi ja küsivad ka miks küsimuse sinna juurde. Tuleb siuke kvalitatiivne uuring, kõik Eesti ühiskonnagrupid jälle kaasatud ja siis loodetavasti saame veel parema pildi ette ja siis saame veel paremini ennetada ja teavitada järgmisel aastal. Kuidas me sellest ohvri häbist üle saaksime? Ohvri häbist? Arvan, et ilmselt võib-olla, nagu Lauri ütles ka, et see on tegelikult ju nagu pleki mõlkimine või koolikius, et ilmselt me ka nii-öelda arvestades seda, kuidas me ikkagi järjest rohkem siis veel digitaliseerume, tegelikult kui vaadades ka oma lapsi, kelle jaoks 8-selt kõik need asjad on juba hoopis teisiti kui olid, et ma arvan, et mingi hetk see teadmine, praegu veel on võib-olla mingi ühiskonna grupp või mingi vanus inimesi, kelle jaoks on see mingi kompuuter või kübervärk või natuke imelik ja piinlik on ja nii, aga et ma arvan, et mida aeg edasi ka läheb, et aeg ka tegelikult selle parandab, et see ongi nagu normaalse elu osa lihtsalt, et et said koolis peksa või said küberruumis peksa, et ikka räägin, on ju. Et aga eks me peame ka ise seda selgitama kogu aeg. Ja tegelikult meil on unistus, aga siuke mõte on tükk aega olnud, et ei ole tore, kui mõni ettevõte, kes saab kõvasti pihta lunavaraga näiteks, et ta tahaks, et sellest näiteks pealtnägija teeks saate, et võt siis alles teadlikkus suureneks ja siis kõik näeksid, et see tegelikult on et see ei olegi häbi asi, et sind aidatakse, on erinevad teenused ja riik võib abi proovida pakkuda RIA näol ja edasi, et selles mõttes ma usun, et ka nendest teemadest lihtsalt nagu rääkimine laiemalt just niimoodi nagu ka pealtnägijas on, et niisugustes suure nii-öelda läbivusega saadetes, et see kindlasti peaks ka aitama seda ohvri häbi vähendada ja olukorda normaliseerida. Et ega alati ohvrid ei pruugi teada, et nad ise ohvrid on, et seda teadlikkuse peale ka kõrvalt märgata ja aidata. Ei ole alati nagu see, et ma ise pean kõike teadma. Hea, et sa Märt mainisid ettevõtteid ja seda ka, et ettevõtetele mingi ennetuskampaania ja sellest rääkimine on suunatud. Üks küsimus on siin samamoodi esitatud, et kuidas peaks olema riigi panus eriti viimase sündmuste vaadates just koostöö erasektoriga. Ja siin varem ettekande üks küsimus oli ka, et kas RIA ikkagi on piisavalt ettevõtteid, eriti väikseid ettevõtteid, kellel ei olegi tõesti infoturbejuht eraldi palgale võtta, neil ei ole raha selle jaoks võib-olla. On RIA need piisavalt enda kaisu ja tiiva alla võtnud? Aus vastus on, et ilmselt ei ole, aga see on ka just see, et lihtsalt meil ei ole selleks, see ei ole olnud tegelikult meie ülesanne, et me oleme seda teinud pigem initsiatiivist aga meil ei ole olnud selleks tegelikult pandud ootus tegelikult, aga me nüüd teeme seda just rohkem, et seesama, mis mina ütlesin, siis Gert rääkis enne, et meil on see uus osakond, kes tegeleb just nende väikeste ettevõtetega, hakkab neile 60 000 andma, kui nemad ka 60 000 panevad ja siis tuleb hästi hea küberturve ja nii. Me tegelikult üritame seda kogu aeg rohkem teha. Seesama tegelikult on ka Euroopa tasandil see initsiatiiv just, et igas riigis on selline asi ja niimoodi ka need parimad praktikad ja teadmised vahenduvad ja loodetavasti järjest enam, mitte ainult meil, vaid ka tegelikult kõigis Euroopa riikides see olukord läheb aina paremaks. Sest meie võime siin kõik väga tublid olla, aga kellelgi on partnerid kuskil naaberriigis, kes ei ole tublid, siis sellest ei ole ka väga palju kasu, siis levivad igast pahad asjad niimoodi. Kas vahepeal on saalist äkki küsimusi sellel teemal? Kuritegevus, ohvri häbitunne vist ei ole. Ma vahetaks pisut mõtteliselt suunda. Ja mind täiesti hämmastas fakt, mis ma viimase uudistest lugesin, et märtsist alates tehakse Eesti riiklikele e-teenuste süsteemide suunas keskmiselt ühes kuus 100 miljonit rünnakut ja päringut. See on 3,3 miljonit mingisugust rünnet päevas. Arvutan ma õigesti või? See on uskumatu kogus. Nojah, arvutad küll õigesti. Selles mõttes, et mul aina viitan teistele, et siin Gert rääkis, kuidas Tõnu käis seal sadamas vabariigi aastapäeval neid vidinaid ära toomas, et see vidinad said siis pandud riigivõrgu külge ja siis see number tuleb tegelikult sellest, et mida need vidinad näitavad iga kuu. Et see ei tähenda tingimata mingit massiivset, tohutut suurt rünnakut, aga igasugused kahtsed päringud, mingid kaardistamised, nii-öelda linkide lõgistamised, sellised asjad, et iga selline asi läheb seal arvesse, et see on selline väga hea ja tundlik vidin.
Lauri, ma pean sekkuma, see on asi, mis ma aastaid olen rääkinud, et kas sa tead, mitu viirusosakest praegusel hetkel siin tegelikult ründab praegu siin niimoodi või mitu bakterit on? ma enam ei mäleta, kuidas neid koroonaarvutusi tehti. Et ainukene asi, mis loeb, on ju mõju ärile, impact to business, ainult. Ei ole mõtet lugeda seda, et ma ei tea, ma siin mõtlesin, et uksele koputada või koputasin uksele, aga ukse ei läinud katki. Aga ma toon ka päriselulise näite, et aastaid tagasi, kui kunagi meil siis enne Tõnu olnud CERD-i juht sattus kokku Euroopas siis oma kolleegidega, siis hakati ka need intsidente loendama. Tol hetkel ma mäletan, meil oli äkki oli mingisugune 3000 tõsisemat intsidenti, millest 300 umbes olid sellised loetud kriitiliseks, päris kriitiliseks intsidendis, mis tähendab seda, et inimene vaatab peale. Mille peale siis mõned riigid ütlesid, et meil on 10 000 ja siis ühe riigil oli 60 miljonit neid selliseid intsidente. Jah. Kes võitis? Ma ei saa öelda seda riiki, aga see on nonsense. Aga ma lisaksin võib-olla selle juurde, et see 100 miljonit tõesti, et seal sees kõik asjad seal, mis riigivõrgu riigiteenuste pihta tulevad ja kui seal on mingisugused asjad lahti, või nagu Tõnu ütles, et on paikamata või saab sisse ja Ivan saab sisse, siis Ivan karistab selle ära ja siis ta tuleb sealt sisse, kas kohe või hiljem, et kui me oleme oma asjad korda teinud, oleme patchinud ja meil on protsessid ja asjad paigas, et siis on isegi kui 100 miljonit korda käiakse katsumas, siis ikkagi me oleme võrdlemisi hästi kaitstud. Lauri, enne sa öeldud, et Kaja Kallas teab väga hästi, mis toimub, oled koos Riiaga oled head tööd teinud briifimisel. Kas mu küsimus on... Ma ei ole tega täna rääkinud. Ei, kell on juba 12. Mu küsimus on, kas kõik riigiasutused saavad ka olukorra tõsidusest aru? Ministeeriumid, allasutused ministeeriumites, et kui me vaatame seda riigi suurt digimammutit, no okei, kus see hakkab pihta, et kui sa räägid siin riigiasutustest ja ministeeriumitest, siis minu teada mitu aastat juba on ikkagi meie tippjuhtide pädevusmudelis ka sees on ju digipädevus, kohustus on ju aru saada. Kas see nüüd tähendab, et me päriselt aru saame ilmselgelt, et 100% teadmist loomulikult ei ole. Aga kuulge, kui ma samamoodi küsiks, et kas Riias on olemas 100% teadmist välispoliitikast või politseitööst, siis seda ka ei ole, Ehk siis tegelikult tuleb üksteisele rääkida neid erinevaid valdkonna asju sellisel viisil, nagu me inimestena neist aru saame. Ja tihtipeale me kipume hindama seda, või oma kolleege nii palju hindama, et arvata seda, et nad on samamoodi eksperdid meie valdkonnas, nagu meie oleme oma valdkonnas. Et sõnum on nagu see, et mida selgemini, lihtsamini rääkida on ju mõjudest, rääkides seda, et miks mingid asjad on olulised, kasutada õiget keelt, mitte liblikate keelt vahestega, et siis loomulikult saadakse aru. Sellepärast, et siis see kõnetab. Kui ei suudeta haakida, näiteks, kui ma toon siin vastupidise või negatiivsema näite, kui näiteks selle informatsiooni edasikandmisel ei suudeta haakida seda ära, et miks see mind kedagi või teisest asutusest peaks huvitama, või mis selle mõju on, siis on ju minule, kui mingid sellised asjad kas realiseeruvad või on juhtunud ja kuidas me siis peaks käituma, siis ma muidugi ei saa aru, Ehk siis see on omamoodi informatsiooniga, et see on väga palju sõltub ka sellest, et kuidas seda edasi anda. Mitte on see, et ta loll ei saa aru, et me on kuldmune, aga tema ei saa nagu aru. Et see on seletamise küsimus ja ma ikkagi täheldan seda, et aastas see on nagu see ikkagi oluliselt paranenud. Aga kes seletama peab? Iga valdkond peab suutma ennast ikkagi ise selgitada müüa väga selgelt. Mõtlen just seda, et kui mõtlen nagu e-teenuse peale, et see teenus oleks hästi hoitud, hooldatud, hästi tarbitav ja see kuulub mingisugusele asutusele, ja selle asutuse juht võib-olla, teda võib-olla see küber nii väga ei huvita või ta ei ole kunagi sellest pidanud selle peale mõtlema varem. No aga see tähendab siis seda, et seda asutuse juhti tegelikult ei huvita enda äriprotsessid, siis ta peaks kuskil mujal olema. Et lõppeks, ega siis küber on ju keskendub väga selgelt on ju protsessi kaitsele. Et ta ei ole, et asutuse juht ei pea teadma täpselt iga infoseki nüanssi, aga seda, et mis tema äri võib nagu mõjutada ja millised mõjud kaasa võib tuua see, piltlikult tões, kui arvuti on katki, siis sellest peab nagu juht huvituma. Või teistpidi, siis ta on vales kohas, kui teda ei huvita.
Juhti peaks huvitama, et tal on olemas infoturbejuht, kes teab neid asju ja ta vajadusel toetab seda infoturbejuhti ja sellel on eelarve ja kui infoturbejuht tuleb ütlema, et nüüd on halvasti, see tuleb nüüd korda teha, mul on selleks nii palju raha vaja, siis asutuse juht võiks püüda seda mõista ja seda raha siis sellele infoturbejuhile ka eraldada. Nii, ja kuidas see tõlkida nüüd, ma kasutan viitena täna kasutatud seda näidet Loode Liivimaa valla vanemale, seesama infoturbe jutt. Eks üks asi on riigivaade, meil on RIA, siis on ministeeriumid, aga meil on ka kohalikud omavalitsused, kes on ju ka riigi esindajad. Kuidas me seal suudame tuua üles selle võimekuse ja teadlikkuse? Millisest võimekusest sa nüüd räägid? Sa räägid sellest, et teadlikus paraneb? No näiteks, et vald ei oleks rünnatav oma IT-süsteemides. Sihukest asja, et keegi ei ole rünnatav, on ju võimatu, et kõik on rünnatavad. Küsimus on selleks, et kuivõrd me valmis oleme selleks. Ennetada ei ole mõtet, selles mõttes, et lõputult ei olegi võimalik ennetada. Aga sellegi oma protsessist arusaamine, et mis on riskid, mis see katki läheb ja mida ma siis teen selle peale. Et see ongi see seletamise osa, mis võiks ju ekspertsusena tulla ja tulebki väga palju ekspertsusena muuhulgas ka Riigi Infosüsteemi Ametist. Me muidugi ka RIAs ikkagi kohalike omavalitsustega suhtleme nendel teemadel, et nende turvajuhtidega ja me saadame neile ka ohuteavitusi ja soovitusi, et see töö ka ikkagi taustal käib. Ja samamoodi, kui sõda hakkas, siis Päästeamet hakkas kõvasti ennetama rohkem. Päästeamet vastutab ka selle kohaliku tasandi või regionaalse tasandi kriisihalduse eest, eks. Ja siis vist 24 mulle päeval helistati Päästeametist ja öeldi, et homme tuleb siis KOV-ide kriisi koosolek ja on ju see, palun räägid seal, miks küber on oluline. Et tegelikult ka selles formaadis jällegi see sõda nagu võttis selle asja natuke nagu rohkem pilti. Ja. Oskar küll enne mainis, et politseil jaksab küll, et ei ole nüüd ei upu päris töösse, kuigi tööd on palju, on ju. Kas need tahaks juba parandada? Kas RIA-l oleks ka vaja mingisugust menetlus või mingisugust jõustamishooba? Et politsei saab teha ainult trahvi. Kas RIA peaks olema teil mingisugune selline... Hoobad olemas ju. Nii. RIA-l on järelevalveõigus, riiklik järelevalve. Kas RIA võib trahvi teha? Sotsiaalministeeriumile, kui andmed lähevad jalutama? Tegelikult väga ju ei või ikkagi. Et see on, ütleme siis, mida me tegelikult tahaks, oleks võib-olla see tõesti, kui nüüd unistada siin, et kui meie saadame turvajuhtidele teate, et see asi, selles süsteemis on see kriitiline viga ja see uuendus on väljas, et tehke see kohe täna õhtuks ära ja siis nad teeks selle ära vähemalt homme hommikuks. Ja kui nad ei tee, siis me võiks kuidagi neid võib-olla nagu siis sanktsioneerida. Et selline ilmselt asi võiks olla küll, et praegu me saadame selle teavituse, aga kui nad kehitavad selle peale õlgu, siis me ei saa tegelikult väga nagu teha midagi. Et me saame järelevalve menetluse algatada, mis kestab 2 aastat, aga see ei lahenda seda konkreetset kaasust ära. Peaks lõppeda ka asutus ühe trahvimisega, et palun väga, et tehke ära. Aga ühesõnaga me tahaks just, et mitte tingimata võib-olla seda, et me saaksime tõesti hirmasti trahvi teha, aga et me nagu, et kui Mupo ütleb, et tee täna puhtaks, muidu teeme trahvis, midagi sellist, saad ära, mis ma mõtlen. Vabandust, ma siin sekun ikkagi, et kas sa kujutad ette, et näiteks tänaval või tee peal sõites purjus peaga ülisuurtel kiirustel, ületades kiiruse ka veel, politsei ütleb, kuule, ära, tead, õpetame sulle, kuidas vähem juua ja õpetame, kuidas vähem pedaali. Aga nii tehakse. Purjus ennetus, Laari. Hea küll. Ühesõnaga, siin on siis lõunapausiks on ju arutlemist, et kas RIA saab trahviüksuse või mitte. Okei, aeg halastamatult liigub lõpupoole. Ma tahaks väga rääkida ka Ukrainast. Minu meelest on see täiesti hämmastav, kuidas, või vähemalt see on see, mis on ju Ukraina ise näitab välja, see, mida me avalikest allikatest lugeda saame, et kuidas nagu riik, millel ühes otsas on linnad tolmuks pommitatud, ikkagi süsteemid töötavad. Et põgenik, kellega ma suhtlesin, ta ütles, et tead, riigi piiri peal, piiripunktis tekkis olukord, kus me öeldakse, et edasi tahad, on ju siis natuke raha oleks vaja. Mis
pagan, ma ei kavatsegi, meil siin on, võitleme korruptsiooniga riiklikul tasemel, ta läks mingisuguse veebilehele, riigi omale, andis seal intsidendist teada, läks paar tundi mööda, riik vabandas, ütles head teed Euroopasse. Uskumatu, kuidas sõjaolukorras riik suudab ennast töös hoida. Mida me Ukrainalt oleme õppinud? Kindlasti me oleme Ukrainat palju aidanud, ma saan aru, veel kõigest ei saa rääkida, loodame, et kunagi saab sellest, kuidas ka Eesti on sinna selles panustanud. Aga mida me riigina saame õppida, kuidas niisuguses kriisis toime tulla? Lauri, võib-olla sinu... No, innovatsioon tekibki rasketel aegadel, tuletage meelde kõik need ka meie Eesti digitooted, et mis ajal nad tegelikult on ju siis oma alguse ja sünni said. Kõik nad on ju tegelikult säästumeetmena ju alanud, mitte keegi ei teinud siin digialkirja ja tuvastamist sellepärast, et lihtsalt äge tundub, on ju. Küsimus on selles, et me oleme raha kokku või teeme midagi kiiremini, efektiivsemalt, on ju. Ja seda on üks lihtsalt ekstreemne näide sellest, et kuidas tegelikult ongi vaja leida väga kiireid lahendusi ja mis siis alati tõenäoliselt ei ole ka kõik lahendused sõjas kõige ütleme, riigihangetele kõige vastavamad, on ju, või ütleme protseduurile. Nii et müts maha, loomulikult see, mida on nad oma äpinduses teinud, see, mida nad on teinud selleks, et tagada teatud teenust toimimine, et see ei ole veatu, okei, aga kus nad on ka mingid asju riigis ka välja tassinud, et tagada, et see toimiks, see on fantastiline. Ja ma lisaks juurde, et tegelikult see väljatassimine või see, ka Eestil on juba ju aastaid andmesaatkond Luksemburgis, et ka meie oleme valmistunud juhuks, kui võib-olla tõesti mingi suurem oht ja selline häda on, eks ole. Et isegi kui mingi osa riigist ära okupeeritakse, siis tegelikult riigi põhiteenused jäävad toimima. Et me oleme seda ka ikkagi juba teinud, aga ukrainlastelt muidugi palju õppida ja siin ei tohi küll seda ka arvustada, et neid on ka väga palju ikkagi aidatud, et erinevad ka riigid, aga ka ettevõtted, et nad on saanud, tahaks öelda, et ikkagi päris tuntavat tuge tunda erinevates eluvaldkondades viimase 8 kuu jooksul, eks. Jah. Mida need intsidendid, mis Ukrainas on olnud, need ründed, on need siis juba küll aastaid tagasi elektritaristu pihta ja täitsa selle taristu mahavõtmine või nüüd siis kevadel, kui Viasati satelliidi rünnati, et mis need võib-olla erasektoris on õpetanud, on äkki midagi välja tuua sealt? Kui hakkas Ukrainasse sama energiasektori sihtimine ja tuldi välja nende eesti keeles siis pühkur nende varadega, kus siis enam ei olnud see, et võtame andmed pantvangi ja siis lõuame mingit lunaraha, vaid oligi see, et muudame süsteemid võimalikult kasutuskõlmatuks, et nende taastamine võtaks nagu palju aega. Ehk Eesti näitel lihtsalt meieni jõudis õnneks neid pühkurvarasid suhteliselt vähe, ehk et see enamus teravik läkski sinna Ukraina suunda, aga see lihtsalt kogemusena õpetabki meile ka, et me peame arvestama ka selliste olukordadega, kus kui teil on mida kaitsta, eriti just elutähtsate organisatsioonide puhul, et küber on üks relvade arsenali osa. Eks see RIA küberkriisireserv, millest Raimo pikemalt rääkis, eks see tuleb ka sellisel puhul mängu ja siis see on jälle üks viis, kuidas me proovime siis selleks valmistuda ja kahjusid minimeerida. Mis teie ootused küberreservile on võib-olla, Oskar, kui kuulsid sellisest ettevõtmisest? No kõigepealt ma klatiks selle ära, et ei ole sugugi nii, et meil tööd vähe oleks, meil on tööd väga palju. Et mõte oli selles, et me suudame praegu mingeid asju teha hästi, aga selleks, et kui katta kogu seda intsidendiruumi, selleks meil tegelikult on vaja siis nagu mingid plaane, kuidas meil oleks ressursse rohkem. Aga minnes nüüd selle küsimuse juurde, meie jaoks on kõige olulisem ikkagi, ühesõnaga, kui võtame kogu selle intsidendi, siis igal ühel on oma roll mängida, et ei ole nii, et me nagu hagijad jookseme peale ja siis hakkame igaüks siis täpselt sama asja tegema, ehk siis Riigi Infosüsteemi Amet ja meie siis kõik, meie eesmärgid on natuke erinevad. Ehk siis meie jaoks on kõige olulisem kogu selle intsidendi käigus ongi see, et esiteks selle kannatanu süsteemid taastatakse, kõik see, mis selle intsidendi lahendamise loogika juurde käib. Samal ajal meie jaoks on oluline see, et ükskõik mida nende süsteemidega ei tehtaks, et maha jäävad jäljed sellest, mida tehtud on. Ehk siis mis seal enne oli, mida tehti, ehk siis selle menetluse käigus me saame vaadata ikkagi nii, et meil olulised jäljed jääksid alles. Et võrdlusena, et ei ole kasulik see, et kui korteris on vargad käinud, et siis kõigepealt koristad kõik ära, et politseinikul ilus tulla oleks.
et mõistlik on see, et tee vähemalt piltigi. Et samamoodi, et see süsteemi taastamine on väga oluline, absoluutselt, aga et võimalikult palju lihtsalt seda informatsiooni oleks olemas, mida meie pärast kasutada saame. Aga see koostöö on suurepärane, aga see on lihtsalt vastuseks küsimusele, et kui see küberreserv on, siis võib-olla saab veel paremini. Valmisolek ja ütleme, selle harjutamine müts maha, et see on prioriteet. Ma juba enne mainisin, et see pime usk, et me suudame lõputult kõike ennetada, on ju nonsense. Aga selleks, et meil on inimesed, kes on treenitud, valmis vajadusel on appi tulema, on kokku lepitud, kuidas nad seda teevad, mitte mis täpne intsident, vaid see, et üldse kuhu ma helistan ja kuidas see korraldab, see on väga äge. Ja ega läbi teistmoodi sellist ei saakski, kui just seda sellist reserve ja ka neid harjutusi ei korraldatakse. Et väga äge, jah, ongi. Vaatame korra jälle maailma. Kui me loeme ka Riia aastaraamatust, loetlekse üles, on siis üks osa on ju, eks ole, need kriminaalsed rünnakud, aga teine, mis on nüüd ka selgelt kasvanud, riikide reaalsed rünnakud teiste riikide vastu, ehk siis poliitilised käsikäes käivad rünnakud. Me saame öelda, et kuskil on venelaste jalajäljed näha, me saame öelda, et kuskil on hiinlaste jalajäljed näha. Riigid mitte kunagi neid asju omaks ei võta, vähemalt seni pole võtnud. Ja kas siis nii jääbki? Et kas see küberrünnakute, riikide vahel küberrünnakute perspektiiv, millal seal kuidagi mingisugust menetlemist hakkab toimuma? Kas, ma ei tea, ühel hetkel saab Eestis prokuratuur avada mingisuguse uurimise, mis on nagu riigi pihta rünnakuga võrdne või mulle tundub natuke nagu täpselt samas, et Putin mitte kunagi haagi ette ei jõua, mitte kunagi me Hiinat ei saa panna vastutama meie digitaristu ründamise eest. Rahvusvaheline õigus ja riigivastased sanktsioonid, mis meil on 3,5 minutit. Pole küsimust, teeme selle. 2 lausega. Et see naming and shaming variant on, et ega sul ei ole. Muidugi jällegi, et kui me räägime, mis praegu Ukrainas nüüd toimub, siis me näeme ka teistsuguseid palju karmimate sanktsioonide rakendamist, et iseenesest jällegi mina olen selle poolt, et omistamine on oluline tegelikult. Just nimelt selleks, et tuua sisse ka natuke teisi tööriistasid, kui ainult väga mustalt kui ainult tehnilise. Et ka tegelikult see välispoliitiline instrument on väga oluline selle asja juures, mis aitab kaasata samameelseid riike ja tegelikult annab suurema efekti siis sellele ründaja vastu, kui võib-olla ilma selleta. Et lõppeks vahet pole, kas pätt võtab endale või kurjategi võtab endale kuritöö omaks, kui on ilmselgelt viited olemas, siis tuleb öelda, et tema selle toime pani. Märt, mõtlesid midagi? Tahtsin lihtsalt lisada, et ma olen Lauriga väga nõus, et omistamine on tegelikult oluline. Iseasi, kas see muudab midagi selle pahade jaoks, et see ilmselt ei ole niimoodi, ehkki väidetavalt hiinlastele ei meeldi, kui neile omistatakse, sest venelastel on sellest ükskõik. Et see on muidugi omaette ka keerulisem protseduur, et tihti seda tahetakse teha siis tõesti koos liitlastega, et siis üksteise käest küsitakse, kas te olete nõus meid toetama, me teeme sellise omistamise avalduse, siis Eestis on ka selleks töögrupp loodud Välisministeeriumi juhtimisel, kes siis arutab selliseid kaasusi ja siis otsustatakse, kas me siis lähme kaasa omistamisega või ei lähe kaasa omistamisega. Ja siis alati riigi sees võivad olla ka erimeelsused, sest et siin on see, Oskar ütles, et ei tohi näpujälgi ära kustutada, siis mõnikord jälle, kui on see kaalutus, et kui me hakkame omistama kellelegi, et siis nad saavad võib-olla rohkem teada, et me teame, et need olid nemad ja siis jälle võib-olla mõned osapooled ei taha seda ka meie riigi sees, et see on alati keeruline balansseerimise küsimus. Tehnilisest aspektist, teeme nüüd see erisus ära. Esiteks, nagu üks hea kolleeg, kes siin ka viibib, kunagi jube ja lause ja õige lause ka, et lisandväärtus tekib ainult erinevate valdkondade kokkupuute kohast, mitte kuskil mõnelt. Absoluutselt nõustun sellega. Nüüd, tehnilisest perspektiivist omistamine absoluutselt ei pane switchi paremini tööle, täiesti kama kaks. Aga selleks, et kui meil on vaja näiteks mobiliseerida liitlasi selja taha, et teha mingisugune poliitiline kuni sanktsioonidena asjad välja, siis ta mängib tohutult olulist rolli sellistes olukordades võib-olla. Vahet pole, mis see kaasus on. Et saagem aru, et meie enda domeen ainult ja enda need vahendid ei ole peamine selles maailmas, vaid arusaamine just nimelt, et kuidas ka teistele on mingid asjad olulised ja kuidas me üksteist mõjutame. Kui me sellest aru ei saa, siis me ei saagi rääkida mingisugusest tohutust laias pintsist julgeolekust ja
ja laiast kaitsest. Noh, ja õnneks Eestis vähemalt selliselt halva negatiivsel viisil meil asjad ei ole. Lõpuks ma tahaks ka veel unistada teiega koos, või õigemini tahaks, et teie unistaksite. E-valitsus Eestil tehtud, ID-kaart tehtud, ammu juba, digiallkirja 15. aastat tähistasime just, XD on juba soomlastele ka tehtud, utreeritult. Ehk et meil on olemas väga hea siuke best of all, käime ka maailmas rääkimas ja mida meie kolleegidele meeldib kuulata mujal maailmas. Aga millal me uue singli välja laseme? Mis on Eesti selle eduloo, digieduloo, mis on see järgmine suur asi, kuhu me peaksime minema ja jõudma, kuhu jooksma? Ehitisregistri võiks korda teha, nõus. Ma tean, et sul tegelikult on, Lauri, sul oli see mõte, et me peaksime ise küberturvalisuse teemal hakkama määrama globaalseid jututeemasid. Et me ei peaks nagu defineerima võib-olla seda, et mis on nagu järgmine äge teenus, mis teeme, sest need asjad tulevad niikuinii juurde. Aga küll aga selles valdkonnas ka globaalselt, ja ma ei ole näinud ühtegi teist valdkonda julgeoleku turvalisuses, kus meid päriselt ka niimoodi kuulatakse, kui see sama küber- ja digipool, siis peab suutma defineerida uusi teemasid. Peab iga-aastaselt suutma defineerida uusi teemasid. Olgu, varasemad näited on olnud nii valimiste turvalisus, nii operatsioonide teema, küberstrateegiad, ja need ei pea olema ainult süsteemid, mida arendame, vaid mingisugused lähenemise viisid, kuidas me paremat kaitset näiteks tagame. Aga see kohustus paraku Eestil on. Siin nüüd, jah, mingisuguse ilmselt mingi indeksi või metodoloogia võiks kas või välja töötada või midagi sellist. Aga tõsi ta on, et ega me võib-olla praegu nii kõvad eeskõnelejad ei ole võib-olla igas kontekstis, aga ma siiski viitaksin jällegi ühe eelkõneleja ühele slaidile, Gert pani selle projektide asja seinale ja tegelikult ka Lauri on seal panustanud, et see tegelikult, et Ladina-Ameerika, Kariibi mere, Aafrika, Aasia, paljude riikide jaoks küberekspertiis tuleb tänase päevani suuresti nagu Eesti Vabariigis, see tegelikult päris vinge asi nagu. Et see on nagu tegelikult mingites maailma kohtades me võib-olla oleme need eeskõneled ikkagi ka praegusel hetkel. Et see on tegelikult meeldib nagu tõeda. On teil ka mingeid unistusi? No meie asutuse strateegiline eesmärk on maailma parim politsei, aga selleks, et see läheks siis tänase päeva kokku, siis maailma parim küberpolitsei. Jah. Ma omalt poolt lisaks niimoodi, et kogu see küber saab praegu väga palju tähelepanu ja see on ainult hea, eks. Et me oskaks seda võimalust praegu ära kasutada, siis kas siis müüa siis Eestit väljaspoole või teha siseriiklikult asju paremaks. Ja see unistus, mis Märt ka välja ütles, et see, et me tuleksime kokku, räägiksime asjadest ja käiksime ka neid halbu intsidente läbi ja see oleks kõige ägedam. Kas mul on aega veel küsimusteks või kõik aega on otsas? Olgu, ma loodan, et saate esitada küsimusi panelistidele nüüd jooksvalt suhtluse all. Aitäh kuulamast, aitäh kaasa mõtlemast ja toredat päeva jätku. Head IT-vaatlikkust meile kõigile.